Tere, minu nimi on Erik. Ja mina olen Joonas ja täna te vaatate saadet Kindel keel. Täna räägime sokkidest. Kas pesumasinad saavad sokke? Uurime lähemalt. Juba pikka aega oli ema märganud, et sokkidel on kombeks kaduda. Tihti pani ta mitu sokipaari pesumasinasse ja avastas hiljem, et osad sokid olid pesus oma paarilisse kaotanud. Küll otsis ema pesumasinast, küll kuivatist. Ta kontrollis, ega osad sokid ei olnud kogemata põrandale kukkunud. Ta kahtlustas juba, et isa teeb temaga paha nalja. Kuid seda mõtet kuuldes oli isa talle ajalehe tagant kulmu kergitades otsa vaadanud ja öelnud. Äkki lähed end natukeseks õue tuulutama? Kuulsime, et 3-aastane Kaspar süüdistab sokkide kadumises fluusid. Kuid kes on fluusid? Tere! See on Fluusi. Fluusi on kirjamaniak, kellel on galaktika värviga karv. Tal on suurad ja kiired jalad. Ta armastab sokki süüa. Väga huvitav. Kas me veel teame midagi fluusidest? Tere, mina olen Jasper ja täna me räägime fluusist. Fluusi avastati 18. sajandil, mis on aasta 1730. Fluusit on laboris uuritud ja suure tõenäosusega on ta pärit tundmatult planeedilt, mis asub teises galaktikas. Uuringud on näidanud, et ta oli algselt kahepaikne. Vees ta toitub planktonist, kuid fluusi avastamine lõpetas 10. sajandi uuringu, et kuhu sokid kaduvad, sest sokid on just see, millest fluusi toitub. Fluusi on igavene, mis tähendab, et ta ei sure ja ta ei paljune ja ta elab ükskõik, kust leidub sokke. Veel üks laps sokil läinud. Ja nüüd, mu pesumasinas luusi, ringi väike fluusi, ei ta sööb ükse, ei särke, ei pluusi, tema sööb sokke, põlvikuid ja sukke, sokid pesumasinast on kadunud enne kukke. Ja mina otsin ja sina otsin, aga üks otsi oma ja mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletud jääb ilma. Kus on meie sokid? Et fluusi sind ei tabaks, et fluusi sind ei rabaks, sa rebi ennast lahti ja võitle ennast vabaks. Sokland on sokkide vabadus, Sokland on sokkide saladus.